mis teeb inimese rahaliselt edukaks, eks ikka tasakaalus eelarve, aga ka õigeaegselt makstud arved ja muidugi, kui sul on olemas 3 kuu sissetuleku suurune puhver ettenägematuteks kuludeks. Ometigi ütleb viimane uuring, mis tehtud siis Baltimaade ja Rootsi võrdluses, et eestlasel läheb rahaasjades kõige kehvemini. Kuidas teie praegu rahaasjades ennast tunnete, kui kindlalt? Pigem ikkagi kindlalt, et on ikkagi tagavaras ja arvestad ja oskad mõeldada ikkagi enda asjadega. Eks seis on selles mõttes kindlasti läinud hullemaks, hinnad on tõusnud ja kõik teda. Aga säästude kallale pole pidanud veel minema? Veel mitte õnneks. Kas on tulnud juba säästude kallale ka minna või? Jaa, on küll jah. Et niimoodi nagu ühes kuus otsaga enam kokku ei tule või kuidas teie näete? Vahe ei tule, talvel ei tule. Minu pere saab hakkama, eks ole rohkem seda söögipoes need hindade vaatamine ja sükest, et võib-olla autoga sõidame vähem ja niimoodi, et eks ikka üritame säästlikumad olla. Aga oskate öelda, kas loobuma on ka pidanud milleski? Võib-olla reisimiseks ei jää nii palju raha alles, kui sooviks. Viimaste aastate hinnatõus ja kasvavad igapäevakulud on pannud Eesti inimesed valiku ette, kas katta ootamatud väljaminekut säästudest või lükata suuremad otsused edasi. Värske uuringu tulemused näitavad, et surve rahakotil on jätnud oma jälje. Eesti on Balti riikidest ainus, kus inimeste finantstervise tase on aastaga langenud. Eelmisel aastal olime ja eelnevatel aastatel oli Eesti finantstervis oluliselt parem. Millest see muutus tulnud on eelkõige ikkagi see, et kulud on tõusnud ja uuringust selgubki, et inimesed on pidanud rohkem võib-olla oma sääste kasutama, sellepärast, et ütleme, kolmandik isegi ütleb, et neil kulud on suuremad kui tulud. Ja see omakorda tähendab ju seda, et inimestel ei jätku raha, et säästa näiteks pensioni jaoks, et selles vallas ennast turvaliselt tunda. Pigem me küsime seda, et kas ta tunneb, et pensionieas ta saab jätkata sarnast elustiili. Ja just nende inimeste hulk on tõusnud, kes ütlevad, et päris nii enam jätkata ei saa, ehk 44%. Kui vaadata palkade arenguid läbi viimaste aastate ja hindade arenguid, siis seal ju ostujõu kasvu ei ole olnud, aasta 21 taset me siiamaani kätte saanud ei ole, et meil on vahepeal elu parem olnud. Et kui vaadata just seda palga ostujõudu, siis tõesti see viimase aasta areng on Eestis kõige negatiivsem. Et Lätis, Leedus reaalne sissetulek kasvas, aga meil see reaalne sissetulek palga ostujõud see langes hoopis. Sellepärast, et oli maksumuudatus, mis tõstis üksikisiku tulumaksu 2% punkti, aga meie tulumaksusüsteemi muudatuse tõttu see langusprotsentides oli märksa suurem paljudele. Lisaks oli käibemaksu tõus, autoregistreerimistasu, millest osad maksid, osad ei maksnud, aga kuna inflatsioon oli ikkagi märgatav eelmisel aastal, siis palga ostujõud langes isegi, kui palgatõusu inimene sai. Seega viimased aastad on toonud kaasa hinnatõusu ja suurema ebakindluse, kuid üht-teist rõõmustavat saab samuti välja tuua. Finantsteadmiste poolest edestab Eesti teisi Balti riike. Ma päris seda 100% ei saa öelda, et enam ei laenata lõhki. Loomulikult on meie hulgas selliseid noori, kes seda teevad, aga see olukord läheb aastaga järjest paremaks, ikkagi aasta-aastalt. No mis see tähendab, et olukord läheb aasta-aastalt paremaks? Et mis see siis, kuidas see väljendub? No noorte puhul väljendub see, et kui nad saavad täiskasvanuks, siis nad hakkavad kenasti raha koguma ja ka seda kasvama panema ja eelarvestavad, et meie laste ja noorte hulka on tulnud selline oskus ja teadmine, kuidas eelarvestada, et elada siis mitte palgapäevast palgapäevani, vaid ka pikemalt ja jätkusuutlikumalt, nii et nad saavad ka käia reisimas või siis oma unistuste poole püüeldes läbi raha kogumise, mitte laenamise.